Kordame nüüd eelmisel Meele jahutaja. Tere tulemast meelejahutajatse, tere tulemast meie avalikule lindistusele, mis sedapuhku ei lähe eetrisse mitte raadioteatrist nagu tavaliselt, vaid Lauristini nimelisest kolhoosist Tuhala kultuurimaest. Me teeme selliseid väljasõidulindistusi väga harva, seda parem meel on meil, et me saame siin teie hulgas täna olla. Teil on külas näitetrupp Aerospriidi juhtimisel. Ja muusikalist meelejahutus pakub meile täna tervelt 2 ansamblit, Tuhala kultuurimaja ansambel Ventiil ja ansambel Krell pluss Uno Kaupmees. Kõike, mida tunnen juba.
õnnelikuks teinud mind sa. Õnn on ju alati mööda must käinud. Kaugelt ma teda vaid ju olen näinud. Kohtasin siis ma sind, kõik äkki muutus. Kallutan toole pild, nüüd tea, et suurt ja helget õnne südames ma tunnen, kui me käime ühisel teel. Elu eks muuta, armastus vaid suuda, tuhad korda kaunim nüüd tee. Nõnda hea mõelda, et veel sulle öelda kõike, mida tunnen juba. Alatiseks jäävad meelde mulle päevad, õnnelikuks teinud mind sa. Nõnda hea mõelda, et veel sulle öelda kõike, mida tunnen juba. Alatiseks jäävad meelde mulle päevad, õnnelikuks mind teinud sa. Kallid Lauristini sõbrad, mul on väga hea meel teile teatada, et tänases meelejahutajas esinevad ainuüksi teie šefid noorsooteatrist. Niisiis, Silvia Laidla, Ene Janson, Tõnu Oja, Kaarel Kilvet, Jüri Aarma, Uido Kambur ja Lauri Never. Meil on väga hea meel, et te kutsusite meid siia tegelema sellega, millele meie oleme pühendunud. Märksa hullem oleks olnud see, kui te oleksite kutsunud meid siia tegema seda tööd, mida teie iga päev teete. Ja vastukaaluks siis läheksite meie tööd tegema. Ja meie esimene lugu ongi lugu sellest, mis juhtub siis, kui teie laseksite meid oma tööpõllule. Tere jõudu, vanahärra! Tere tarvis, aitäh! Kas on ka raske niita? Ära räägi, pojuke. No vaata ise, kui paks rohi on kasvanud. 2 päeva niitsin murumasinaga, aga 3. päeval ütles tehnika üles. Nüüd vehin vikatiga niita. Kuule, papi, las ma niidan ka natuke. Oho, kas sa ka oskad? Küsid veel, ma olen maal üles kasvanud, las ma niidan. No eks sa siis niida. Näe, läheb küll, eks ole. Milline diletantism! No kes siis niimoodi niidab? No kuulge, mammi, võib-olla näitaksite siis ette, kuidas tuleb nii. Noh, miks ei, näitangi kui vaja. Ma olen maal sündinud ja tean, mida ja kuidas niita. See on siis vikati. See on vikati kand. See on vikati kand, jah. Aga kus see vikati on? Selle otsas. Aga no jah, niimoodi. Minu isa rääkis ikka niimoodi, et vaat see vikati kand tuleb võimalikult maaligi suruda ja kui minu isa näeks, kuidas siin ainult rohu ülemisi tutse niidetakse, kirjutakse mulle valjastega sihukese instruktsiooni, et noh,
anteeksi. No, ma siis näitan, Kuulge, paistab, et isa ei kirjutanud instruktsioone õige instrumendiga. Mitte valjastega, vaid aisaga oleks tulnud anda. Kas see on siis õige heinakaar? Andke, ma näitan teile ette. Oodake, teie olete juba küll niitnud, laske nüüd teistel ka niita. muidugi, papi lubas. ja. Kes te niisugused olete, lubage küsida? Meie näete selle seltsimehega siin, küll vaidleme mõningate niitmise üksikasjade üle, aga me oleme ikkagi spetsialistid. Oot, kes te olete? Spetsialist? No asja, võta nüüd välja. Juba välja. No, kurat, mul ka teoreetikud. Hävivad ja puhivad, aga kaugele paistad ära, likad on ju luiskamata. Puhta nüri. Muidugi. Katri, ja kui te üldse veel tahate niita, siis astuge järjekorda ja oodake. Nojah, eks ma siis ootan. Kuulge, mis siin sünnib? Niidetakse muru, meie seisame sabas, et ka niita saab. Niita. Kuule, Massa, ma pole enam 20 aastat niita saanud ära, tiri mind, küll me jõuame nende raaside juurde ka külla. Kuulge, seltsimees, kus siin kassa on? Mis kassa? Mis kassa? No sealt, kus niitmise pileteid saab osta. See on ilma rahata. Ilma rahata? Nii ei lähe, seltsimees, seda asja tuleb organiseerida. Allutada see mingile administratiivkorrale. Teate, teeme nii, et iga inimene saab niitmiseks 10 minutit. Ei, seda on liiga palju. Te niidate võib-olla 10 minutiga terve muru siin ära ja me ei jäägi midagi. Meile jääb. Minu arust oleks õigem iga ühele kindel maalat panna. Oot, aga teie seisate juba 3. korda sappa. Jaa, aga mulle meeldib niita. Aga nüüd ma vist enam ei jõua, sest muru saab enne niidetud. Ja. Sellel oleks tulnud enne mõelda, enne kui te maalt linna kolisite. Ja. loitamat käed, mis on mured ja õnne.
armas päev, mis toob mured ja õnne. ja õhtul mere peal palju paate ja saaki lõikas vahel seal saab, liivad valendab ranni, nõnda kutsuda näi, et kõik mured peagi unustab.
ning laulan taas. Laulaksid ja sind homme ma kohtan. Laulaksid ja on ilmikul taas. Ja vaid uudata, et tuleksin ma siiski. Saavun näen, et tõstus silmist tund. Viime arvulae ja tean, et homme jälle. Õhtu saabudes külla sulle. Lootes ehk kõik muutub kaunimaad. Kuskil su silmis ma laulan taas ja laulan nii. Saavun näen, vaid kõrgus silmis sul. Maa kultuurimajast on tänasel kontserdil 2 suhteliselt noort kollektiivi. Need on vokaalinstrumentaalansambel Ventiil ja kergemuusikakoor. Ventiili juhendab koos EPT elektrik Andres Eichen. See orkester on tarifitseeritud esimesse kategooriasse ja te kuulete Gennadi Podelski pala Mälestusi kodust. Varjus seisab vana poja, kuulab see kõlme kodu kohisee. Nüüd aina rohkem kasvab tarksandaja, vaid mälestusi sellitan neil veel. Kordne mu õige läkki teisib tee, igavad kõige vist silma ei näe. Ei aimata siis tollal võinud keegi, et süda vilja välja ei jää. Ja tuima asfalteetsid alla peal, mu kodukased koduliidud kalli, teid igatsedes parksi kontub pall. Kordne mu õige läksid esid tee, hingaval kõigel silma ei näe, ei aimata siis tollal võinud keegi, et süda vilja välja neile jää. Ei
ta ütles, et vannitoas lõhnab suitsu järele. Mina läksin vaatama, et kus suitsu seal tuld, aga ei olnud. Nuusutasin ja nuusutasin, aga isegi suitsu ei olnud. Me vannijahi, mida me ise kütame, nagu väike kamin, kui ukse lahti teed. Selle peal on vannipaak, millele on peale kirjutatud siements. Vanaema ütleb, et seda ahju koos paagiga peame hoidma nagu silmatera, sest nüüd tehakse poole väiksemad paagid. Naabermajas pandi vanaemale tuttavale vanatädile. See räägib, et suvel pole viga, siis võib vahepeal verandal ennast päikse käest soojendada, kuni teine paagitäis kuuma vett valmis saab. Aga talvel on oht ennast vannipõhja kinni külmutada. No, nii palju siis naabri heidest. Emme ronis siis toru üle vaatama. See on ilmatu kõver toru, mis tuleb paagi seest välja ja läheb teise otsaga seina sisse. Selle kõvera koha peal on ribid, nagu ühes muuseumis raudrüütli küünarnuki peal. Emme ütles, et ribi vahelt tuleb suitsu, aga kütta võib küll ja me käisime kõik vannis ära. No aga hommikul vanaema ikka helistas. See helistamine on nüüd väga keeruline. Ennem oli majavalitsus. Memm helistas, et tere seltsimiskivi, siin mina, kuidas teie tervis on. Meil on siin väike häda ja kohe tuli keegi. Nüüd on kõik valitsused koos ja kõikidel telefonidel vastati, et see pole õige koht. 9. numbri peal hakati alles kuulama ja küsima, kus kohast memmel see suits üldse tuleb. Aga vanaema oli juba väga ära väsinud ja ütles, et ta enam ei jõua rääkida, saatke parem üks mees kohale. Siis oli pisuke paus, vanaema ajas silmad pungi ja hüüdis, et mis, pani telefonitoru ära ja hakkas palderjani tilgutama. Kui emme koju tuli, siis vanaema oli veel laiguline ja ütles, et ta enam ei helista, tulgu nüüd või tule kahju. Keegi oli ütelnud, et kui ainult meest vaja on, küll siis nad mõne ikka leiavad. Mina mitte ei saanud aru, miks emme naeris ja memm vihane oli, sest ma ise kuulsin, et ta käskis tõesti ühte meest kohale. Aga 2 päeva pärast tuligi üks mees. No ja et me kõik kodus olime, siis laskisime ta sisse. Tüüris kohe vanni tuppa, pani ahjus ajalehe põlema. Me kõik vaatasime ikka üles ja alla, aga midagi ei juhtunud. Tõmbab, ütles meister, mis teil häda on? Vanaema näitas sõrmega, kust suitsu tuleb ja mees ronis tabureti peale selle toru juurde. Pange tee seal ajaleht põlema, ütles ta nagu allveelaeva kapten ja vahtis toru iga kandi pealt. Emme põletas ahjus ajalehti, mina tõin neid jooksuga juurde ja vanaema vaatas pealt. Siis ütles meister, et te näete und, aga võib-olla näeb midagi vastu valget. Siis ta kangutas kõvasti ja tõmbas toru seinast ja vannipaagist välja. Läks toruga tuppa akna juurde ja hakkas sellega vastasmaja aknaid sihtima. Nüüd oli ta nagu juba päris laeva kapten. Ei, siin pole auke, ütles ta ja pani toru tagasi. Kui veel suitsu tuleb, kutsuge Potsepp, see on tema amet. Nädala pärast pani emme vanniahju tule ja me hakkasime seeriafilmi vaatama. Memm läks poole tunni pärast puid juurde panema ja tegi vannitoa ukse lahti ja hakkas karjuma. Emme keeras ennast ümber ja hakkas kah karjuma, et pane uks kinni, sest vannitoa uksest tuli nii musta ja paksu suitsu nagu veduri korstnast. Nüüd tundsin minagi suitsu lõhna. Emme lõi kah kätt kokku ja ütles, et nüüd, Ahto, saad sa vist kohe tuletõrje autot näha. Ja hüppas vannitoa uksest sisse. Mina tahtsin ka näha ja jäin kõrvupidi ukse vahele. Aga sisse ma ikka sain.
emmet oli näha, aga memme polnud isegi mitte näha. Ainult hääl ütles raua häälega, et kui nüüd saaks selle mehe siia. Emme viskas ahju vett nagu saunas ja siis polnud enam kedagi näha. Kuidas emme meid kätte leidis, aga välja ta meid viskas. Siis tuli emme ise kah välja ja oli nii must nagu korstnapühki ja ütles, et võtab sinise lehe, sest ega enne 3 päeva puhtaks ei saa. No tulekahjut ei tulnud ja sellest oli kahju. Aga selle mehe kutsus emme tagasi, pani vanniahju põlema ja mehe vannituppa pingi peale istuma. Emme ütles, et kas nüüd on selge pilt. Tõmbasite toru välja, pistsite tagasi ja mörti ei pannudki. No see mees tõi järgmisel päeval savi, ma sain ka natuke ja pani kõik augud kinni. Ära õppis selle asja, ütles vanaema. Nüüd ei tule ahju uks enam lahti. Aga tubades on ikka kõva suitsulõhn. Emme ütles, et nüüd on veel vokk puudu, siis on suitsutare koos vokiga ja see pidi olema nüüd papp. Ja veel üks asi.
Aivar on neil. Kus on Aivar sulenud? Seda ma tean, ta läks mu kassist väga. Õigus, temal oli see Üleküla vest. Ja siis on veel Kaagin Raikla. Tema on Kose laste muusikakooli akordioniõpetaja. Nähtavasti ja siis on veel nende helitehnik Kinta Horsti. Täna küll mikserid meie meeste valduses, aga paistab, et näpud kehelevad ikka mikserite järele. Mõtle noor, miks sa ruttad, kui saad kähku maalt ära rinna. Kas oodab seal tõesti eest, ole tundmatu rikkali kõnn. Nüüd võta aega ja vaata, kord maal silma tahti sa ringi. Ja arvu saatus sul ees, sinu õnn, sinu rõõm, sinu töö. On töö siin olnud autees ammut aega. Kõik tööd on head, kui augad seda teed. Kas juhid sultel merel põllulaeva või oled lehma lühma õppinud? Ei maamees oma rammu kuskilt laena. See tuleb maast, mind sõidab linnamees. Mõtle noor, miks sa ruttad, kui saad kähku maalt ära linna. Kas oodab seal tõesti eest, ole tundmatu rikkali kõnn. Võta aega ja vaata, kord maal silma tahti sa ringi. Ja arvu saatus sul ees, sinu õnn, sinu rõõm, sinu töö. Kui puhkad puhka nii, et rõõmust rõkkad. Su õnn su kodus naise naerul näol. Sa oskad loodud südamesse võtta. Ja õnne näed ka metsas orult mäed. Ja muret võid sa jätta. Kui tunned, et su õnn on sinu käes. Kohilde noor, miks sa ruttad, kui saad kähku maalt ära linna. Kas ootad teadeid ees, ole tundmatu rikkali kõnn. Võta aega ja vaata, kord maal silma tahti sa ringi. Ja arvu saatus sul ees, sinu õnn, sinu rõõm, sinu töö. Hoidke noor, miks sa ruttad, kui saad kähku maalt ära linna. Kas ootad seades ees, ole tundmatu rikkali kõnn. Võta aega ja vaata, kord maal silma tahti sa ringi. Ja arvu saatus sul ees, sinu õnn, sinu rõõm, sinu töö. Köötud nagu saud. Iga lapsi teatab nime, olen äänti ja Rodeo Clown. Ma tööle asu siis, kui on härja seljast kukkunud kauboi. Ma raibun sooma enda peale, meelitada püüan nii kui või. Kas tarvehoobid päästab hinda reini ümber sana